Üsna levinud on liikumised mööda teed. Küll ühte ja sama teed mööda sõidab buss ja jalgrattur, küll erinevaid teid sõidab buss ja auto, liikumine mööda teed. Ja küsitakse kas kiirust või küsitakse sõiduaega, ühele või mõlemale. Siis on üsna levinud ülesanne liikumised mööda jõge paadiga või kaatriga. Jõgi teadupärast ise ka voolab ja kaater sõidab vee suhtes. Nii. Ja kolmandaks vaatame nii-öelda töö ja basseini ülesandeid. Need ongi põhilised ülesande liigid, milliseid siis põhikoolis murdvõrrandiga lahendatakse. Mõistlik on kasutada niisugust tabelit, aga saab ka ilma tabelita. Ja kuna meil oli 30 minutit antud, aga siin kõik ühikud on kilomeetrid tundides ja tundides, siis 30 minutit ärge unustage kirjutamast tundideks. Kui 2 veergu on niimoodi täidetud, siis 3. veeru saab alati nende 2 kaudu. Ükskõik missugune nüüd puudu on. Kusjuures spikker on siin olemas. Kilomeetrid jagatakse tundidega. Kilomeetrid jagatakse tundidega. Seega auto kiirus on 150 jagatud x-iga ja mootorratturi kiirus 150 jagatud x miinus poolega. Nüüd, see viimane veerg, mis me täitsime, selle kohta on midagi tekstis veel öeldud. Need on kiirused ja mis oli kiiruste kohta öeldud? Et mootorratturi kiirus oli 25 km tunnis suurem. See arv on 25 suurem kui see. Järelikult seda arvestades saame võrrandi.